tere austatud vaatajad, peale suvepausi oleme taas eetris ja tänases saates soovin teiega jagada infot, mis on seotud käimasolevate projektidega, kuna sügise tulekuga on aina rohkem kuulda, et töid on palju, igal pool midagi toimib, aga kas me jõuame või ei jõua ja seetõttu soovin täpsemalt rääkida igast projektist eraldi ja alustan võib-olla kergliiklusteest, mida ehitatakse praegu Vabaduse Lydia Koidula tänava ulatuses. Siin võib täpselt öelda, et kõik tööd on meil graafikus, kõik tööd käivad plaanipäraselt. Juba selle nädala jooksul meil on plaanis asfalteerida lõigu Meresuu hotellini välja ja ülejäänud tööd meil hakkavad toimuma juba septembri-oktoobrikuu jooksul ning lõplik tööde üleandmine on meil planeeritud novembri lõpuks. Nagu te ise kõik näete, paralleelselt koos kergliiklustee ehitamisega meil käib ka põhitänavate rekonstrueerimine. Esimene etapp on meil siis Vabaduse tänava ulatuses ja seal on lõplik tähtaeg septembri alguses. Tänase päeva seisuga on olemasolev asfaltkatte täismahus freesitud ja juba järgmisel ülejärgmisel nädalal ehitaja hakkab uue katte asfalteerimisega tegelema. Teine etapp meil algab siis aadressi Lydia Koidula tänav 42 ja lõppu põhimõtteliselt vana linna piiril ehk aadressi Lydia Koidula tänav 102 ja selle etapiga on nõnda, et meil on alustatud seal uute tehnovõrkude rajamisega. Kõigepealt oli tehtud siis tööprojekt, mis jooksvalt täiendatakse ja alustasime juba uute tehnovõrkude rajamisega. Septembrikuu lõpuks on ehitajal plaanis katta esimese kilomeetri nende uute tehnovõrkudega. Üldpikkus on meil 1,5 kilomeetrit ja loodetavasti juba oktoobrikuu lõpuks just nimelt tehnovõrkude rajamisega me saame ühele poole ja paralleelselt sellega seesama ehitaja hakkab ka uue katte rekonstrueerimisega tegelema. Lõplik tähtaeg on meil samuti novembris ja loodetavasti jõuame ka nende töödega ühele poole. Nagu te näete, liiklus on Vabaduse ja Koidula tänava ulatuses veidi piiratud, aga nende piirangutega peab nii või naa arvestama, sest selliste töödega, selliste mahuliste töödega kaasnevad igasugused piirangud alati. Rõõm kuulda, et kodanikud arvestavad sellega ja saavad väga hästi aru, et need tööd me teeme eelkõige siis linna üldpildi ja elukvaliteedi parendamiseks. Samuti Koidula tänava ulatuses käivad veel ka uute tänavavalgustussüsteemide ehitamistööd. Järgmise nädala lõpuks nad plaanivad seal tööd ära lõpetada ja järgmine sihtkoht on neil Olgina alevikus. Mõned Olgina aleviku elanikud on juba muret avaldanud, et mis töödega alustate, juba on näha, et midagi alevikus toimub. Septembrikuu algusest kuni siis oktoobrikuu lõpuni hakkame nende samade töödega juba Olginas tegelema ja sealt tuleme edasi või tagasi siis Narva-Jõesuusse ja Sinimäele. Ja kuna ma juba hakkasin Olgina asjadest rääkima, siis värske info, mis tuli alles täna ja üsna positiivne info on see, et kauaoodatud projekt, mis on seotud Olgina rahvamaja rekonstrueerimisega, sai rahastuse ja juba sügisel meil on plaanis välja kuulutada projekteerimishanke ja selle objekti ehk Olgina rahvamaja rekonstrueerimisega me hakkame tegelema juba järgmise aasta jooksul. Olginas on palju lapsi ja tihtipeale kohalikel ja eelkõige siis lastel ei ole lihtsalt ruumi, kus viibida ja läbi rekonstrueerimistööde me tahame siis sinna tuua noortekeskuse ja loodetavasti ka raamatukogu, mis asub rahvamaja teisel korrusel, saab uue funktsiooni veel täiendavalt ja lisaks sellele toimub ka ülejäänud kompleksi osa täielik rekonstrueerimine. Ei ole välistatud, võib-olla tuleb ka jõusaal. Ja
projektidest veel on nii palju, et meil on töös ka Sinimäe vaatetorni ning Pargimäe ümbruse projekt. Vahepeal need tööd olid pausi peal puht sellepärast, et me alustasime vundamendi ehitamisega ja tellija initsiatiivil me tellisime täiendava ekspertiisi projekteeritud vaatetorni kandvatele elementidele või konstruktsioonidele ja selgus, et mõned eelnevalt projekteeritud sõlmed ja konstruktsioonid ei lihtsalt suuda pärast ekspluatatsiooni käigus need koormused vastu võtta, mistõttu me pöördusime nõudega projekteerija poole ja projekteerija tegi projekti ümber, täiendas selle projekti. Praegu on see täiendatud projekt uuesti suunatud ekspertiisile. Selle nädala lõpuks peab tulema eksperdi lõplik otsus, kas selle täiendatud projekti järgi võib ehitada või mitte. Ja ehitajaga on meil kokku lepitud, et septembris nad jätkavad tööd. Ja seetõttu oli ka lõplik tähtaeg pikendatud ja täna selle uue lepingu kohaselt on lõplik tähtaeg siis juba uue aasta alguses, aga vaatamata sellele me kindlasti saame ka nende töödega ühele poole. Ja see teine projekt, mis asub Pargimäe territooriumil, sellega on niimoodi, et praegu veel käivad projekteerimistööd ning septembris-oktoobris meil on plaanis juba reaalselt ehitustöödega alustada. Nii palju siis projektidest ja kui jooksvalt tuleb mõni uus info, siis ma kindlasti jagan seda infot teiega. Ja kuna täna ma asun siin Sinimäe hariduskompleksi raamatukogus, siis ma soovin kõigile linna kodanikele head algavat õppeaastat ning toredat sügist. Aitäh!